Aga kõigepealt ma palun siia teie ette lavale 4 kohaliku omavalitsuse juhti. Teeme väikese sellise paralleelarutelu ja räägime sellest, et täna siin on laule tsiteeritud juba, et millest ta elab ja hingab, siis praegusel hetkel üks kohalik omavalitsus ja palun siia tulla Võru linnapea Anti Allas, Räpina vallavanem Enel Liin, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ja Valga vallavanem Margus Lepik. Ja tänast üritust ette valmistades nädala sees ka kõigi lavalistujatega korra sai vesteldud ja meil vist on läheb siit üks mikrofon ka, väga hea. Korra sai vesteldud ja planeerisime selle vestluse siin nii, et kõigepealt omavalitsusjuhid 3–5 minuti sees, nii leppisime kokku ajalise mõõdu, räägivad väga selgelt, konkreetselt oma omavalitsuse hetkel siis paaris sellisest aktiivsest küsimusest, millega tegeletakse, mis on need küsimused, mis on omavalitsuse elukorralduses kesksed ja siis juba tõmmates siin ühiseid jooni vaatame, et mida selle järgmise nädala pooleteise sees või siis nädala ja 1 päeva sees, millised on teie ootused ja siis natukene veel ülespoole hüpates püüame siis vaadata, et millisel moel peaks Eestis korraldama seda kampaania põhise kohaliku elu edendamise poliitika asemel siis sellist seisundipoliitikat, proovides seda kuidagi siin nagu sellist terminit juurutada. Aga Anti, võib-olla alustame kõigepealt Võrust. Anna andeks, Enel, kohe siis sinu kätte ja siis niimoodi siit ringi kaudu kenasti tulemegi. Anti Allas, Võru linnavalitsus. Tervitus, head kolleegid. Kas minister on ka veel saalis? Ma arvan, et ta on juba Tallinnas peaaegu varsti. Sellepärast, et täna on kell 12 oli valitsuse pressikonverents, kus nad annavad aru oma 100 päeva osas ja ma arvan küll, et see on nii vist, jah. Aga siis turvalist teed talle. Ja ma mõtlesin siia tulles tegelikult kogu selle nädala ja veidi pikema perioodi peale, et mis me siin täna arutame ja see sõnum, mis võib-olla täna minu poolt Võrust tuleks, on see, et kõige olulisem asi, mida me täna nuputame nii linnavalitsuses, kui mitte ainult päris suure kogukonnaga, olgu selleks siis meie allasutused, MTÜ-d, kes iganes ettevõtjad, on ikkagi see, et tegelikult me tegeleme siseturundusega ja minu siuke raudkindel väide ja pisut nüüd ka selle aja jooksul, mis ma seda ametit olen pidanud, on see, et kohaliku omavalitsuse tasandil siseturundus on kõige parem välisturundus. Ehk ikka olgem ausad, väga-väga tihti, eriti aastaid tagasi õnneks, ma pean väitma, on see nüüd paremaks muutunud, väga paljud siinkandi inimesed ütlevad oma lastele, et tead, meil siin, me oleme nagu kuidagi oleme siin ja ega me juba nii vanad ka, et kus me siit läheme, aga teie lapsed, proovime teile anda nii maksimaalselt hea hariduse, mis siit anda annab, aga siis olge head, mõelge, mis te siis oma eluga edasi teete. Ja tegelikult selline protsess siin Kagu-Eestis on kestnud väga-väga kaua. Ja selle vilju me siit nüüd selle Statistikaameti kokkuvõttest ka väga selgelt näeme. Ehk siis see, mida meie teeme täna, on see, et Jumala eest kasvatada usku, eelkõige siis Võru linna kodanikes, ja seda usku mitte ainult, et me räägime sellest, et tegelikult on vaja ka pidevalt rääkida, mis meil on hästi, aga me üritame ka neid siukseid häid ja olulisi asju teha, ehk siis, et need kohalikud inimesed ütlevad, et see on väga hea koht elamiseks, eriti laste kasvatamiseks. Selle tõttu on täna Võru võtnud ka selle liini ja päris tõsiselt töötab sellel suunal, et
Võru võiks paista välja sellega, ta on Eesti üks lastesõbralikumaid linnasid. Teeme tegevusi, kaasame hästi palju kogukonda. Äärmiselt oluline väikestes kohtades on täna seda, et inimesed, et omavalitsus ei oleks eraldi, vaid et neid arendusi, neid olulisi asju teeks suur hulk inimesi. Ehk siis on nad siis vabatahtlikud, et kool ei ole näiteks asi iseenesest, vaid kool on väga-väga orgaaniline osa sellest ühiskonnast. Ja läbi selle võib-olla olemegi ka pisut edu saavutanud, sellepärast et see ei ole kindlasti ainult selle mõju, vaid ka globaalsed trendid ja Eesti trendid rahvastiku poolelt, aga täna näitavad, et aasta-aastast on see rahvastiku vähenemine aeglustunud. Sellel aastal on juba 4 kuud sellist, kus rahvaarv on tegelikult kasvanud. Viimasel kuul kasvas lausa 17 inimest ja nendest 3 siis loomuliku iive ja 14 rände osas. Ehk et kui me ise usume oma kohta, siis see koht hakkab edenema. Kui paar päeva tagasi riigihaldusminister käis Võrus, siis ma ütlesin või julgustasin ka ministrit, olen ka teisi ministreid ja oma erakonna poliitikut julgustanud, et ütelge usutavalt, et me jätame Kagu-Eesti ellu. Me oleme ütlenud väga selgelt Võru linnas, et Võru linn jääb ellu. Ka näiteks muu statistika toetab seda, et seal on nüüd nii plussi kui miinus. Näiteks selline asi, 6 aastaga on Võru linna otste peal liiklustihedus 2-kordistunud. See on iseenesest väga positiivne, täna hetkelgi on 3-4 kauplust, täiendavat teenindusasutust, paar ettevõtet hetkel ehitamisel, ehitame peatänavaid, pingutame viimase peal, nii palju kui vähegi pingutada see nii-ütelda eelarve ja laenubaas meil täna võimaldab, aga sellel on ka üks teine mõju. Ehk siis siit on ka mõned nagu ettepanekud riigi tasandile, et selleks, et... Räägime nendest ettepanekutest pärastpoole. Jah. No nii. Aga ma veel korraks küsin, mis te peaväljakuga plaanite ette võtta? Peaväljak, nii paradoksaalne see on, et väljast tulijatele meeldib see väljak väga hästi, juba pooltele Võru inimestele ka meeldib, aga umbes 2 aasta pärast meeldib 80%. Ehk siis praegu on hetkel seis selline, et järjest rohkem, meil on juba häda äramahutamiseks, ürituste äramahutamiseks sinna väljakule, et õhk liigub, inimesed liiguvad, ettevõtted tahavad seal toimetada ja üks selline konkreetne väljakutse, mis on see, mida me ei vaata riigi suunas, on see, et mis oli riigi väga mõistlik ettepanek ja ka toetus, ehk et keskväljakud on üks linnakeskuste arengumootor, et meie näiteks oleme teinud niisuguse muinsuskaitse toetusprogrammi, et ka nii-ütelda väikeelamut ja muud muinsuskaitse piirkonnas ümbritsevad hoonetele anda toetust. See on aidanud. Selge. Aitäh, Anti. Räpina vallavanem. Mida Räpinas tehakse, kus teie fookus on, mis teie jaoks kõige sellised olulisemad küsimused 2019 august on? Tere ka minu poolt. Mul on hea meel teid tervitada siis Räpina vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt. Ja ma olen sellelt konverentsilt nende inimeste enda teadmata, aga minu teades juba 2 sõpra leidnud, et Statistikaametist ja Sisekaitseakadeemiast. Ühel juhul meeldis mulle see rikas Kagu-Eesti ja teisel juhul meeldis mulle see mõte kangetest naistest ja tegelikult see oli ka Statistikaameti oma, aga sellest arengukavade laiali lohisemisest ja nii edasi, nii et mina olen siis nüüd see rikas ja kange naine Räpinast. Ja rikas olen ma mitte isiklikus plaanis, vaid et meie omavalitsus on tegelikult väga rikas, mida meie viimase aasta tegevusest, mis on ka läbi meedia käinud, on näha. Et metsaressurss ja tselluloositehase arutelu ja koha arutelu, mis sai nagu väga suure meedia tähelepanu ja kus tegelikult kohalike inimeste ja ettevõtjate arvamused väga läksid lahku.
Nüüd oleme me teise ressursi nii-öelda menetlemise faasis, mis on siis turbaressurss ja siin ma ütlen, et ettevõtja on teinud nagu oluliselt paremad ettepanekud ja saanud hea koostöö kohalikega, et seda turvast hakatakse väärindama koha peal ja meie ühe suurema sellise maine asutusega, milleks on Räpina aianduskool. Et selle üle me oleme ise väga nagu õnnelikud ja rahul ja kogukonnaga minu hinnangul on saavutatud ka selline hea koostöö, et see näitab seda selgitamise vajadust ja kaasarääkimise vajadust. Lisaks just eile ma vaatasin põllumaa hinda Räpina vallas, mis on Põlvamaa kõrgeim, on 3900. Ja see näitab seda, et meil tegelikult on juba põllumaa ressurssi... Mis see tähendab siis 3900? 3900 on keskmine hektari tehingu hind. Et mis Müügi, on tegelikult ostumüügitehingu hind, mis on tegelikult väga, väga kõrge ja mida põllumehed on öelnud, et meil on tegelikult juba ressursi puudus, me suudaksime toota rohkem. Millega Räpina vald peaks rohkem tegema tõenäoliselt on tööliste leidmine, et kui me räägime suuremate ettevõtetega, siis tööjõupuudus on see, mis meid piinab ja piinab meid tegelikult see, et töötajad ja tööandjad ei leia üksteist üles. Et see etapp tahab meil nagu väga laiapõhjalist arutelu veel, et miks me peame tooma Ukraina inimesi ja miks me ei suuda esindada või õpetada oma inimesi oma tööjõuturule vastavaks, vajadustele vastavaks. Aga üldiselt... Näiteks keda on kõige rohkem teil vaja hetkel õpetada või mis ametit oleks vaja kõige paremini õpetada? Kõige rohkem ikkagi põllumajandussektor vajab hooaja tööjõudu, aga juba ka ütleme metsanduse töötlev tööstuse pool, et järjest see tegelikult meil on ju Soome mudel, milles me praegu Eestiga oleme, et kui me 90-ndatel ja siirdusime Soome tööle eestlased, siis alustasime marjakorjamisest, oleme juba seal saanud spetsialistideks, vaatame tagasi kodu poole, aga ja praegu läbib siis nii-öelda kolmandatest riikidest tulev tööjõud täpselt sedasama arengutsüklit ja meie saaksime siin ainult sellest õppida, kuidas Soome on kohandanud meie inimesed, et võtta üles see mudel, kuidas meie saaksime oma töötajad ja tööjõu kokku viia. KOV-i roll selles? KOV-i roll, mina näen, on info jagamine, selliste ettevõtjate ärakuulamine, ümarlaudade tegemine, mitte ainult sellepärast, et kuidas keegi võiks teha, vaid ikka selles protsessis ise avalikult ja nii-öelda ametlikult ka osaleda. Küsimusi? Kas on veel midagi, millega KOV praegu... No, ma ei taha öelda maadleb, aga millega tegeleb? Ma unustasin ühe tähtsa Räpina valla valdkonna ära, et milles me tegelikult Kagu-Eestis eristume. See on meie Peipsi piirkond. Mul on natuke raske sellega veel harjuda, sest ma tulen sellest süva maismaa omavalitsusest Veriora ja oleme siis saanud suure Räpina kokku koos Meeksi valla ühinemisega, kellel on siis kõige pikem rannajoon Peipsi järvest ja Lämmi järvest. See on teine meie või kolmas, ütleme, kui siis põllumaa, kui looduskeskkond mets, arvestada üks tohutu ressurss, nii turismiressurss, nii kalamajanduse ressurss, et siin oleks jällegi see, et seal on väga palju probleeme, mida me oleme püüdnud rääkida, kas või see, ütleme, piirjoon, kontrolljoon, kuidas need probleemid lahendada, kuidas kalavarusid saaks jagada nii, et väike kalur ellu jääks, seda tööd teha tahaks, et tundub kohati selline meeletu probleemide rägastik, aga ma tegelikult näen, et inimesed tahavad teha, pole pikkade aastate jooksul loobunud sellest tööst, et see annab nagu lootust, et jätkatakse. Ja Antit selles mõttes ka toetan, et muidugi noored on tulevik. Ja ma ei tea, kas me sellest maale elama räägime natuke hiljem? No räägime maale elamast natuke hiljem, väga tore Enel. Nii kui te süva ütlesite, siis ma lootsin, et äkki kuulebki, kus kohas see süva riik siis asub ja äkki see olete teie, aga siis selgus, et ikka süvamaa, et ikka jälle see. Aga selge Enel, aitäh, läheme järgmise omavalitsuse juurde, Maido Ruusmann. Tõrva vallavanem, palun. Nii,
Oleks pidanud algul võtma. Tere päevast kõikidele. Kõigepealt ma tahan tegelikult öelda suured tänud kõigile, kes on organiseerinud selle niisuguse imeliku nimega muidugi, et see on tekitanud päris palju kõlapinda alati, et välitöödele lähevad need ametnikud. Aga teist aastat minu meelest see juba, et tullakse ülevalt poolt alla siia kagunurka on suur asi ja see haakub natukene see sama asjaga, mida ka ju Anti rääkis, et mis puudutabki ka inimeste sisetunnet, kuidas nad siin elavad. See selline sisemaineline küsimus, millise tundega, ehk siis mis siin Kagu-Eestis, ma arvan, tervikuna on nagu ajapikku kujunenud, et on kohati selline tunne, nagu et meid on unustatud. Ja just, mis puudutab nagu ka riigi kohaloleku mõttes, siis kindlasti see pool, et kõik tublid riigiametnikud, kes nende päevade jooksul siin on, või siis president, kes on tulemas siia, aitavad kaasa oma olekuga, oma osalemisega tegelikult sellele, et meid ei ole unustatud. Maine, väga oluline küsimus ja minu meelest on olulisem, kui seda me igapäevaselt ka võib-olla tajume kohtade peal. Et sellel ei ole tegelikult Eestis väga palju kohalike omavalitsuste poolt rolli pilku nagu keeratud. Et mina ise olen 10 aastat, olen olnud kohaliku omavalitsuse juhtimise juures ja see tegelikult oma olemuslikult on minu meelest ka natukene muutunud. Et täna on ikkagi kohalikud omavalitsused muutunud ka samasuguseks kaubaks, nagu on igasugune kaup tegelikult, mille müügiga tuleb tegeleda, sest me konkureerime ju tegelikult, et olgugi, et me oleme ju ka siin kagus koos, me konkureerime tegelikult naabritega, konkureerime naabermaakondadega, niimoodi riikidega ja konkureerime ju inimeste investeeringute peale. Ja nüüd ongi omaette küsimus ju selles, et kuidas siis meid leida üles. Lihtsam on leida nendel inimestel, kes on siit sidustunud, kes on läinud siit ära, aga raskem on leida neid, kes tegelikult meid veel ei tea. Ja sellest lähtuvalt sellise fokusseeritud järjepideva mainetegevusega hädasti on vaja tegeleda. Ja loomulikult on omaette küsimus, et mainekandjad ju kohalikud inimesed on, aga ka kohalike inimeste selline dimensioneerimine, et kui me võtame kohaliku omavalitsust tervikuna, siis see on üks kuramuse keeruline asi. Et kui küsitakse, et millele täpselt fokusseerida, siis seda ei saagi teha niimoodi, sa pead fokusseerima nagu erinevatele tegevustele, aga nii, et kuskilt pidi jää lohisema. Et kui fokusseerid liiga palju välisturundusele, siis siseinimesed tunnevad halvasti, kui fokusseerid liiga palju siseinimestele, siis välimised inimesed ei tule lihtsalt. Aga üks väga oluline küsimus, ma arvan, mis on täna kerkimaas ja olnud päris oluline, on tegelikult haridusküsimus. Et kui me vaatame kohaliku omavalitsuse eelarveid, siis ütleme ju laias laastus, ma arvan, kõigil läheb kuskil 50% eelarvest on ju haridusosakaal. Ja täna ka tegelikult, ütleme, selline haridusosakaalu tähtsustamine, hariduse tähtsustamine üldises mõttes on ju tõusnud. Ja see on, ütleme, kui ma vaatan Tõrva valla vaates, siis päris suur mõttekoht on, et kuidas siis kas olemasolevas haridusvõrgus tagada kõigile kvaliteetse hariduse kättesaadavus. Kas see on võimalik? Nüüd me hakkame koostama haridusvõrgu arengukava. Maadleme ju tegelikult, et kui ettevõtjad maadlevad tööjõukriisis, siis me maadleme ju tegelikult ka KOV-i poole pealt tööjõukriisis. Õpetajad, eriti tugispetsialistid, aineõpetajad, samamoodi on küsimus, ma arvan, personali osas, mida me vaatame KOV-i poolt, on perearstid, on väga suur kriis, vanuselised suurenemised on. Et see on tegelikult see küsimus, et kuidas sellises kahanevas rahvastik, üldjoontes ikkagi kahaneb selles mõttes, et ka meil on olnud neid kuid, kus meil rahvastik on siis rände tulemusel suurenenud, aga üldjoontes ta tegelikult ikkagi on kahanenud. Loomulikult võrreldes masuaegadega on stabiliseerumine ja selline üles-alla hüppamine väiksem. Aga mis ma just võtsin välja eelmise selle aasta rahvastiku just rände küsimuses, ma vaatasin, et mis vanusegrupp on siis nagu tegelikult läinud välja, siis kõige rohkem on läinud välja 19-26 ja naisterahvad. Ja see osakaalde erinevus on päris suur, ehk siis kus leida noortele meestele naisi on üks päris oluline küsimus tegelikult.
nii et siin on koostöövõimalusi kindlasti Võruga päris palju. Ja sotsiaalküsimused, kindlasti oluline sotsiaalvaldkond on täiesti selline ka, mis on, ütleme, selline prioriteetide valdkond, et kuna ka, ütleme, mis puudutab lastekaitse küsimus, need on need teemad, millega, ütleme, väga ammu ja väga palju ei tegeletud, aga nüüd ka peale haldusreformi, kui omavalitsus on ühinenud, võimekused on suuremad, et just see ennetustöö, preventatiivne töö, et me ei lase nagu siis juhtuda neil halbadel asjadel, mis siin on ka juhtunud viimastel päevadel, et just see, et kuidas neid asju vältida, et pöörates siis ennetusele tegelikult tähelepanu, sest et tervikuna, ütleme, vaatan Tõrva poole pealt, meil pluss, ütleme, turvalisus on nagu väga hea ja see on kindlasti kõva müügiargument jälle tervikuna, et kui me räägime jälle sellisest turunduse poole pealt, nii et sotsiaal, haridus, maine tervikuna ja mis puudutab ettevõtlus, sellist arengu kaasaitamist, siis ma ka hästi tihedalt tegelikult ju väike omavalitsus ja pikka aega olnud, siis tegelikult tunned ju ettevõtjaid ikkagi väga lähedalt ja suhtled tihedalt. Ja siis, mis tihtipeale ettevõtjad vajavad? Ettevõtjad tihtipeale vajavad sellist nagu niinimetatud kliendihaldurit. Ehk siis, kui teil on mingi küsimus, siis ta saab pöörduda otse, et tal ei ole, ütleme, see pool, et mis on meie ka ütleme, kui Kagu-Eesti või väiksemate kohtade ettevõtluse pluss võib-olla suuremate kohtades, et me oleme paindlikumad, me oleme kiiremad ja bürokraatiamasin on oluliselt väiksem, et kui ta tahab, ma ei tea, planeeringut teha, ehitada midagi, saada mingit kommunikatsiooni, siis see on see, millega me ju peame võluma neid. Tööjõud, nendega probleem, mida me saame teha jälle, et ka proovime nagu tervikuna tööjõu osas siis vaadata seda, et kas meil õnnestub, oleme saanud kokku siin töötukassa inimestega, et kas meil õnnestub nagu koos midagi, ütleme, kuna meil on ka Tõrva vallal on 40 kilti, on piiri Lätiga, et kas me saame midagi üle Läti piiri tööjõu osas siis ära teha, et leida neid inimesi, kuigi sealt on juba suhteliselt tühjaks tõmmatud see piir, et rohkem vaade on ikkagi Ukraina. Et see on üks pool ja teine pool on, mis puudutab ka jälle, et mida nagu avaliku sektori poole pealt, siis meil on ju ka ettevõtjaid, kes korraldavad näiteks ühistransporti vedamaks siis oma töötajaid erinevatest kohtadest. Nüüd on küsimus, kas see on ettevõtja ülesanne korraldada siis transporti või me saame tulla avaliku sektoriga siin appi, kui meil tegelikult tasuta ühistransport on ja ma ei oska selle kohta nagu ka jätkuvalt sellist tugevat seisukohta võtta. Ma ütlen seda, et seda saaks kasutada oluliselt efektiivsemalt ja üks võimalus ongi nagu see pool, et kas oleks seda võimalus rohkem kasutada tegelikult töötajate liigutamise jaoks. Et meil on jälle näide, et üks Tõrva valla suurim ettevõtja, 160 inimest, temal tuleb hommikul Lätist lätlase buss, hakkab sõitma, korjab need inimesed peale ja jõuab siis nendega Tõrva, et kas seda tegelikult võiks teha hoopis siis meie kõigi ühiselt kinni makstud tasuta ühistransport ja Läti transport. Ja näiteks ja teine asi, jälle näide ettevõtlusest, et kus ettevõtja on öelnud, et kui ta saaks ilusti oma töötajad õigel ajal tööle, siis ta saaks, huvitav ettevõte toodab kirste ja ekspordib, täiesti kirstu eksport. Ja ütles, et ta saaks panna teise vahetuse tööle, aga täna tööjõud ei võimalda. Nii et sellised on need küsimused. Jah. Aitäh, Maido Ruusmann, Valga vallavanem Margus Lepik. Ja aitäh, tervitusi siis kõigile ka Läti piiri äärest Valgast. Eks muidugi viimasena rääkides on väga oluline särav olla, aga loomulikult need probleemid kohaliku omavalitsuse maastikul on ju kõigil enam-vähem ühesugused ja sarnased, eelkõige just Kagu-Eestis. Ja loomulikult nii nagu kõigil on meie jaoks ka kõige olulisem, kõige suurem õnn ja õnnetus on ju inimene. Inimene on nii probleemide tekitaja kui ka probleemide lahendaja ja nii nagu siin eelkõnelejad on juba öelnud, et me ikkagi kõik omavalitsused, nii Valga ka, me üritame oma elu niimoodi üles ehitada, et see inimene kõigepealt ta jääks siia ja teiseks need, kes on lahkunud või on leidnud või otsivad võimalust liikuda, leiaksid ka meie koha ülesse. Nii et ma nimetaks seda nagu 3 suureks selliseks vaalaks, et millega tegeleb ja millega me ka tegeleme, et mille järgi siis inimesed oma tulevast või olemasolevat elupaika valivad, eelkõige on need töökohad, mis tähendab, et peame tegelema nii ettevõtlusega kui ka avaliku sektoriga,
ja see on selge, et ma väga loodan, et sellest nädalast siin väljasõidul, et nii ettevõtluse kui avaliku sektori töökohtadelt tuleb mingisugune väljund või ettepanek riigi poole, et see on koht, kus kohalik omavalitsus üksi hakkama ei saa. Mida sa väga konkreetselt, Margus, nagu mõtled selle all, et mis see väljund võiks olla? No näiteks ettevõtluse toetus, et meil on väga spetsiifilised probleemid, et väga lihtne on üks asi, mille pärast Valga piirkonnas, ja ma usun, et see on teil umbes sama, on kõik ettevõtjad muret tunnevad, see on asukoht. Kinnisvara hind, mille tagatisel ei ole võimalik võõrkapitali kaasata. Ja me oleme seda mitmeid kordi rääkinud ja kuskil nagu valguskiir paistab, aga vajaks konkreetseid samme, et me Valgas nimetame seda väga selgelt turutõrkeks. Kui sul on täpselt sarnane ettevõtte samasuguse tootmisega, sama inimeste arvuga, sama käibega Valgas ja Tallinnas ja ettevõtte tahab, 2 miljonit laenu saada, siis meil on näiteks ettevõtte, kellel on väga selgelt vihjatud, et kooli ära Tartusse. Seal sul ei ole mingit probleemi seda laenu saada, Valgas kahjuks on, meie tingimustes on umbes nii, et kui sa poest ostad eurose telliskivi, paned selle seina, siis ta maksab 40 senti. Aitäh. See vahe tuleb kuskilt katta. Läheme järgmiste punktidele. Teine, mis on elukeskkond. Elukeskkond nagu väga laias mõistes, alates taristust ja lõpetades kõikide nende teenustega, mida siis riik või kohalik omavalitsus pakub. Nii et me oleme samamoodi ühe osa Keskväljaku projektist valmis saanud, teine praegu on hankes, loodame lähiajal ehitama hakata, samamoodi käivad investeeringud haridustaristusse, samamoodi ütleme valgustusse, vettkanalisatsiooni ja kõikesse sellesse, mis on igapäevaelu küsimus ja mis teha, eks me oleme näinud, et kuna Valga oli üks omavalitsus, mis ühines 4 väiksema, oluliselt väiksema omavalitsusega, ümbritseva omavalitsusega, siis teatud valdkondades, eelkõige mis puudutab just seda taristut, on meil vaja ka need endised vallad järgi aidata, sest seal mõningane mahajäämus on olemas. No sama on ka teenused, et see sama teenuste pakett, mida pakub kohalik omavalitsus, et me täna jällegi oleme selle seisu ees, et kuidas leida see tasakaal linnakeskkonna ja endise selle maapiirkonna või vallakeskuste vahel, et milline see teenuste pakett, milline see vahekord peaks olema, sest me kirume siitpoolt alati seda riigi tsentraliseerimist, uute suurasutuste või juba tekkinud suurasutusi, kes on oma töökohad siiamaani armastanud välja viia. Loodame, et see protsess, mida nüüd jõuliselt ka tänane regionaalhaldusminister väljendab, et töökohtade väljaviimine Tallinnast lõpuks ka reaalselt tööks saab. Ehk tegelikult meie oma kohalikus kogukonnas tunnetame sama asja, et kas see töökoht peaks olema nüüd seal kuskil endises vallas või pealinnas Valgas, et kuidas see õige balanss leida. Enamasti ikka läheb Valka. Jah, kahjuks ta on nii ja kahjuks ega see on see pidurdamine on ka keeruline, sest millegipärast on inimene harjunud külastama keskust. Ja kuidagi on see võib-olla ka selle inimese sisemise tunnetuse küsimus, et kui mul on valida, kas pöörduda vallamajja Valgas või sinna teeninduskeskusesse koha peal, siis ta kuidagi tunneb, et äkki on ikkagi mõjusam käia kas siis otse vallavanema või asevallavanemate või kellegi koha kõrgema ametniku jutul, kui on see seal teeninduskeskustes. Et me üritame seda natuke murda, aga ilmselt on paratamatu see, et ikkagi see juhtimiskeskuseks kujuneb rohkem vallakeskus, kui ta täna on. Aga loomulikult sinna juurde, millega me täna aktiivselt tegutseme, on ka kõikide teenuste viimine digitaalmaailma ehk võimalikult palju erinevate programmide ja sellise lihtsustatud asjaajamise töösse võtmine. Ja kolmas asi, millega kohalik omavalitsus kindlasti peab oluliselt tegutsema, on see ongi, millest me üksteisest eristume, on see sama mainekujundus, mis on ka mitu korda läbi kõlanud, ehk et me üritame leida oma tugevusi, neid võimendada väljapoole ja tegeleda oma nõrkustega, mis ta meil kõigil ka paratamatult on, et nii teha seda, kui ka tegelikult väljapoole kommunikeerida, et me oleme väga kiirelt ja võimelised need nõrkused lahendama. Väga tore. Aitäh teile selle ülevaate eest, siit väga mitmed asjad teie igapäevatööst ja pingutuste sihist ka kattusid. Üks tõepoolest oli see omavalitsus kui kaup
siin lausa sellise terminina ja mulle tundub, et selle nagu siht või eesmärk on ka samamoodi selge, olla siis see punkt, kuhu tullakse elama, ehk kuhu siis see ränne mingil moel tooks kas inimesi tagasi või tooks uusi elanikke. Enel, sina tahtsid rääkida sellest maale elama projektist, mis ka sellega haagib. Mis see siis on, mida sa usud ja millesse sa ei usu selle piirkondadesse inimeste elamise meelitamise juures? Ma ei tea, kui palju ma isegi sellest tahan rääkida, aga me sinuga vestluses, kui sa mulle helistasid ja ütlesid, et mis need probleemid on ja ikkagi praegu oleme jõudnud ka kõik elanikkonna juurde, siis mulle tuli kohe meelde maale elama kampaania. Ja kui meid oli Põlvamaal veel 13 omavalitsust, siis me ükskord arutasime seda, et kuidas, mis see kampaania on ja kas meie keegi tuleksime kampaania kaudu kuhugi elama. Ja jõudsime järeldusele, et meie keegi ei lähe selle kampaaniaga nagu isiklikult ei läheks kaasa ja paaril omavalitsusel oli juba ka olemas see kogemus, et 1 aasta maale elama oli läbi viidud. Ja selle jutu mõte on see, et ma tahan rõhutada ja panna inimestele hingele, kes viivad neid kampaaniaid läbi, kes kuvavad seda maal elamise võlu, nad räägiksid ka sellest maal elamise valust, et tegelikult see on väga suurte kogemuste pagas, mida inimene peab kas omama, olema võimeline seda kiirelt omandama ja jah, omavalitsus on kaup ja inimene on ka kaup, aga mina ei saa kuidagi heaks kiita seda pöördumist ja kuvandit, mis on tekkinud, et me peaks endale omavalitsuse inimesi ostma. Sest päris sageli on minu meilis näiteks sellised kirjad, et oleme tulemas 2 lapsega, kohe on sündimas 3. laps, mida te meile pakuksite, kas te ehitaksite meile sellise maja ja lõpuks, kas te elaksite meie elu ära. See on üks probleemide rägastik, mille me kaasa saame, et inimene, kui ta ei ole tulnud toime oma eluga ükskõik millises teises kohas, siis Eestit pidi rändamine ja võimaluste otsimine ei vii mitte kuskile, vaid tekitab järjest suuremaid probleeme sellele perele endale, kus me peame siis omavalitsust töötajatena ja inimestena ja vallavanematena oskama öelda teatud situatsioonides ka ei, ükskõik kui valus ja halb ja võib-olla mitte mõistetav see on. Ja millega meie tookordne arutelu vallavanemate vahel lõppes, oli see, et üks meie väga hea huumoriga kolleeg ütles, et no mul see pere käis ära. Ostsid maikuus, pikutasid nagu 3 põrsakest võililledes. Saabus september, koolibuss ei lähe ukse eest. Oktoobris tuli välja, et ahju on vaja kütta ja detsembriks oli selge, et käsitööga ennast ära ei elata ja süüdlane oli kohe leida kohalik omavalitsus. Et minu meelest väga hea ja tavav võrdlus sellises ülekantud tähenduses, et me ei tahaks oma inimesi seal detsembrikuus näha siis oma eluga mitte toime tulevana ja see maale elama peab olema väga laiapõhjaliselt läbi mõeldud kampaania, kus selgitatakse ka kõike maale elamise nii-öelda kitsaskohti, mis meil siiski on, et kohalik tee ei pruugi üldse nii hea olla ja interneti kaudu ilma kohale tulemata maja osta minu arvates ei ole mõistlik. Anname võimaluse üles kirjutada see mõttekäik. Aitäh, Enel. Tõesti, võib-olla ongi väga õige mõte. Võib-olla vaatame, laiendame natukene seda. Mulle väga meeldis see lugu ja me tõesti omavahel rääkisime sellest natukene enne ka ja siin on kindlasti punkte, millest võiks arutleda, aga ma tõstaks laiemalt natukene omavalitsuste juhid, täpselt 5-8 minuti jooksul saame seda rääkida. Mis on see, mida te täna näeksite, et kus tihedam omavaheline läbikäimine võiks anda parema tulemuse. Maido tõi selle ära unustatuse näite ka siin korraks mängu, seda tunnet kindlasti tunneb ka kuulates kohapeal inimeste juttu ja vallamajas juttu. See kusagil on olemas. Kuidas sellest nüüd üle saada? Mis see omavaheline parem seotus, mille kaudu see võiks sündida?
kui sa lubad, ma kiiresti vastan ära, siis annan teistele, et mina näen seda sellest, et me võiksime natukene unustada ära selle, et me oleme konkurendid ja õppima tegema. Kes omavahel konkurendid? Kas vallad siis? Vallad. Me oleme kõik konkurendid inimestele, ressursile ja see inimene tegelikult on ressurss. Me oleme konkurendid ja kes selle siis ära otsustab, kuhu kohta ta läheb, see inimene? Isiksus, tähendab, mis puudutab valla ministeeriumis? Kuhu inimene? Elujaotuskomisjon, osakond? Ei, me lähme natukene teist suunda, et ma tahan öelda seda, et ega me väga sageli nagu maakonnasiseselt saame kokku ja arutame probleeme, aga sellist ka 3 maakonna, et me võtaksime probleemi nagu täiesti lahti nagu tikutopsist tikud ja laoksime eraldi, me ei tee seda. Ja siis me olemegi igaüks oma mätta otsas, mõtleme, kuidas elanikku saada ja võib-olla, kui me teame, et keegi on kolimas, siis veel helistame ja ütleme, et kuule, koli siia. Aga see, et meile kogu Kagu-Eestisse tuleks rahvas, see on meie kõigi omavalitsuste võit ju. Jaa. Aga koostööoskused on meil tegelikult halvad. Sellega olen nõus, Anti saab kohe mikrofoni, mulle lihtsalt meenub, ma olen ühe korra sattunud ühe piirkonna koolijuhiga ühte ruumi, kus mul hakkas imelik, sest mõlemad peaksid omavahel väga hästi tundma, aga nohisid tohutult ja ma ei saanud aru, mis see tähendab, proovisin ühtepidi teistpidi ja 8. minutil siis üks ütles teisele, miks sa mu saksa keele õpetaja ära võtsid. Ehk ma tahan öelda, et ühel hetkel, kui see inimene tuleb, siis paratamatult on nii, et Maido helistab talle ja Räpinast öeldakse talle, et kuule, et me saime selle Swedbanki luugi nüüd alla poole, eks ju, ja Võrus öeldakse, et me tegime uue maasikaleti seal lahti, nii et see on paratamatu, ma tahan öelda. Räpinas on väga hea, Räpinast ei saa minema, sest raha ei saa kätte ja bussipiletist jää. Nii on. Anti. Aga ma pakun siin kohe koostöövariandi, et meil tihtipeale tahab sisse registreerida sellist kontingenti, keda me ise nagu väga ei taha võib-olla, et me hea meelega võiks et me võiks koostööd selles suhtes teha. Nii, aga mis see koostöö tasand on, et see mahajäätuse või kõrvalejäätuse või unustatuse tunne võiks väheneda? Anti? Täna me vist ei jõua palju rääkida sellest, et mis on nagu regionaalpoliitika ja mida meie kõik ootame riigilt, aga selge see, et kuna me seda ei jõua tavaliselt teha ja sinna me tavaliselt ka ei jõua, et siis räägime sellest, et mis me ise saame ära teha. Ehk siis üks asi, mida mina Põhjamaid jälgides ja mitmeid omavalitsuste piirkondade asju olen jälginud, et on teatud sellised asjad, teatud mingid arendused, tegevused, mida oleks jumala eest mõistlik kokku leppida kogu piirkonna peale. Ja seal vahendid kokku panna. Et tulgu see siis kas või üks asi Kagu-Eesti peale, tulgu see siis üks asi Võru maakonna peale. Toon mingi näide konkreetselt. No mis iganes, et siin ma täpselt ei tea kogemust, aga kõrvalt paistab, näiteks Viljandis on väga mõistlikult aetud asja, et näiteks kui on tõesti seda, et noored inimesed tahaks kuskil veekeskuses käia või mingi oluline teenus, ehk siis me ei saa seda teha igasse omavalitsusse. Aga kui mina näiteks, täna olen küll Võru linnas, aga minu juuret on näiteks Rõuge vallas ja maakodu on seal, et ma olen vabalt nõus Võru linna sõitma, seda teenust saama, aga jumala eest oleks ta Võru linnas. Kui teda seal ka ei ole, siis tõenäoliselt ühel hetkel ma lähen oma perega minema. Ehk siis me peaksime, kui me võib-olla nüüd peale haldusreformi seda ei suuda, siis järgmisel nii-ütelda valimisperioodil me peaksime kokku leppima mõned asjad. Aga Anti, mis seda täna keelab teha? Täna keelab see, et võib-olla jah, et see positiivne, et tegelikult on väga suur surve selle peale, et kui me teeme midagi koos, siis keegi jääb kuskil millestki ilma. Ja see on tegelikult fakt, ja eriti peale haldusreformi on see täna tekkinud, et see on muidugi haldusreformi ülemineku valu, võib-olla ta mõne aasta pärast laheneb ära, ehk siis me ju näeme täna, et kui ma enne haldusreformi Võru linnana, Võru vallalt võisin minna, küsima, et näed, et meil on ühine kalmistu, meil on veel mitu, 4-5 ühist tegevust, kus Võru valla elanikud sealt samalt piiri tagant käivad Võru linnas teenust tarbimas, et äkki veidikene toetati ja isegi lubati, et lausa toetati, siis peale haldusreformi on see tõenäosus vähenenud oluliselt väiksemaks. Jah, teil läks paremini. Saab Räpinasse minna kogemusi omandama. Aga Maido, mis need asjad võiksid olla? Ma lihtsalt ühe asja veel ütlen. Ja teine asi on see, et siin on ka Rahandusministeeriumi ja mis iganes ministeeriumi inimesed, kes nõuavad arengukavasid.
nõudke sellist arengukavasid, mis ei oleks listit loeteludest, et mida teil kõike vaja on ja tead, mul ka kodus on, tead, kui palju asju on puudu ja vaja. Lubage panna sinna kirja ainult 10 neid asju, mida te koos teete. Kõigilt kergem, arengukava koostajatel kergem ja nende elluviijatel ka pärast kergem. Praegu vist on just juttu olnud sellest, et kolleegid eelpool, mis puudutab kohalike omavalitsuste vahelisi või maakonna vahelisi koostööd, aga ma ei tea, Urmase juttu, et kas sul oli mõte see, et mis see koostöö, et kas koostöö riigi tasandil, see ametnike poolt, kui sa ütlesid ennem, et sa tunned ennast üksikuna, kõrvalejäetuna või et see tunne on ja sellest on räägitud? Minu meelest tegelikult ma olen olin enne haldusreformi suur toetaja ja peale haldusreformi ma olen veel rohkem sellega selles mõttes rahul, et puhtalt hästi faktiline küsimus ka, et kui sul ikkagi enne oli 213 KOV-i Eestis, siis paratamatult selliseid kohtumisi lihtsalt puht füüsiliselt ei olnud võimalik teha. Seesamagi küsimus tegelikult see, et küsimus on ju usaldamises, keskvalitsuse ja KOV-ide vahelises usaldamises, et ega ju ütleme sellise populaarteaduslik film nagu Naabriplika ei ole loonud nagu ka ju ütleme vallavanematele ja KOV-idele nagu väga niisugust positiivset kuvandit külge. Ja tegelikult ongi küsimus ka selles, ega see, ma arvan, et kes on ju KOV-juhid olnud, siis selline nagu versus keskvalitsus KOV-id on kogu aeg olnud, et vaata, kus nemad ei anna meile raha, on ju, ja meie ei saa midagi teha ja eks ta ongi õige ka muidugi. Aga tegelikult, mis on ju seesama küsimus, et ma ei tea, siinsamas, kui ma vaatan pingi pealt, minu meelest on jumala hea, et Rait on, kuna minu ajajoonel jookseb tema tegemisi sisse näiteks, et siis KOV-idest käia läbi reaalselt olla kursis, on haldusreformi see tulemus, mida see võimaldab. Ehk siis ka sama, et kui me Valgamaal oli enne 13 omavalitsust, täna on 3. Tõenäoliselt Rait jõuab need 3 läbi käia, fakt on see, et ta poleks jõudnud läbi käia 13 ja poleks ka mõtet olnud, sellepärast et väikestes omavalitsus tegelikult ju oli kohati ka, ma ei tea, halvasti mitte kellega, Tõrva on ka väike, jätkuvalt väike, mitte seda, et me oleks nüüd suur, aga ütleme sellist nagu omavalitsuse mängimist oli ju päris palju, on ju, et kus oligi tegelikult see küsimus, et mul kolleeg ütles, et valimised tulevad jälle, keda ma sinna nimekirja panen, keegi ei taha enam tulla. Et tegelikult on nagu see võimalus, mis on tegelikult tekkinud, ongi see, et parem sidusus keskvalitsuse vahel, otse kaasarääkimine, see jõuab ka kuhugi tõenäoliselt nüüd. Ja see samagi pool, et meil need ühised päevadki siin koos on, kus me saame tegelikult oma muresid ja rõõme jagada, siis ma arvan, et see on nagu Eestile väga tugev suur algus tervikuna. Et kuidagi on vaja kontsentreerida, sest kui me räägime siin see, et on konkurents KOV-ide vahel nagu nii, aga siis oli konkurents veel väikeste vahel. Me tõmbasime kogu aeg see tekki, kõik tõmbasime. Arusaadav. Ma annaksin ikkagi veel Margusele ka korra. Väike repliik, et tegelikult inimesed arvab, et Naabriplika on ilustatud. Tegelikult on veel hullem. Aga hea. No kui me räägime nagu kohaliku omavalitsuse ja riigi suhtes, siis eelkõige, mille jaoks on juba see väljasõidu nädal ka tegelikult hea on, et tekitada see arusaam seal üleval kuskil, et Eesti piirkonnad on erinevad. Nad on eripärased, Ida-Virul ja Lõuna-Eestil võib ju peale paista küll, et kui me loetleme see 3 kõige või 5 kõige olulisemad probleemi, need on samad, aga need teed, kuidas lahendada ja see kohapealne olukord on täiesti erinev. Margus, kas sa oskad tuua mingit näidet, kus ei ole nagu aru saadud või kus sa oled sõbralikult saanud moheleda selle üle, kui kehvasti on mõistetud sinu piirkonna eripära või olemust? No neid näiteid on, üks on seesama ettevõtluse toetamine, mis on selgelt Tallinnas kaugelt hoopis eripärane. No väga lihtne näide, ma olen nüüd 2 aastat üritanud ühte suurettevõtet meelitada Valka, kes Tallinnas Koplis praegu paneb otsi kokku ja otsib Tallinna ümber endale kohta, väga kallist. Tema ainuke mure on, et ta tuleks kõik muu. Meie suudame kiiremini lahendada planeeringu küsimused, taristu küsimused, kõik see, mis puudutab kohaliku omavalitsuse, et tema toodang on suhteliselt suur, raske, 250 kilomeetrit Valgast Tallinnasse sadamasse transporti paneb talle põntsu. Ta ei saa tulla. Ilmselt siin on vaja mingisugust meedet, mis natuke seda leevendaks. Ta on täiesti tööhõive kõige poole pealt nõus tulema. See sama, mis me rääkisime, see finantside ja kinnisvara liikumine. Kui meil on kuskil turutõrge, siis
ja mida ei ole teistes piirkondades, siis siin peab avaliku sektori vahenditega seda aitama lahendada. Ilmselt neid näiteid on veel, mul üks oli veel keele peal, kui enne kui ma tahtsin ettevõtlusest rääkima hakata, aga hetkel kadus see kuhugi sinna. Anti? Ma olen Margusega 100% nõus, paar näidet Võrust ka, et omavalitsus on äärmiselt erinevad ja meil peaks olema võimalus, ma ei tea kellega, millises ministeeriumis neid veidike tutvustada. Üks konkreetne näide, kui Võru linna piiridel on viimase 6 aastaga liiklustihedus kasvanud 2 korda. Ehk siis see tähendab seda, et Võru linnas me vahetame katet põhitanaval ehk sest transiitteel 4,7 kilomeetrit, mis kogu tagumise piirkonna peale Läti piirini välja läbi voolab juba 4 aastaga, 3 aastaga. Kui meil kõrval riigiteid parandatakse, kus mina nagu ei näe mingit probleemi ja mul nagu teedespetsialist ütlevad, et jumala õige aeg, aga Võrusse on lihtsalt 6-7 aastat jõuame hiljem selle tööni. Ehk siis on see, et ongi omavalitsused erinevad. Kui sellel omavalitsusest veereb see siuke liiklus läbi, siis peaks selle omavalitsusele see teede vahendid olema pisut suuremad. Kui väiksematel omavalitsuste keskused on riigiteed ära tehtud enamustes, mitte kõigis muidugi, ja mis on iseenesest väga positiivne, mulle meeldib sealt läbi sõita ja need inimesed saavad head teenust, see on erisus. Ja teine erisus on see ka, et Eestit on erinevalt arendatud omal ajal, kus ehitati mingid sõjaväehaiglaid, mida iganes, et sinna ei tulnud tervisekeskust. Ehk siis seal ei investeeri nii ütelda, kas siis Põhjaregionaal mingi haigla või Lõunaregionaal Tartu Ülikooli kliinikum, seal täna peab omavalitsused Võru maakonna näitel tegema riigi ülesannet, ehk siis selle tervisekeskuse oma rahadega üles ehitama. Ehk siis, ja mille arvelt see tuleb? See tuleb nende põhiteenuste arvelt, mida me peame haridus, meie linnatänavad, heakord, kõik sinna kuhu juurde kuulub. 2 konkreetset näed. Aitäh, Anti, et ma ütlen see vahel, et ma tahtsingi tegelikult teede näide oli see, mis mul eelest ära läks, et Valga maakonnas on 50% mustkatteta teid ehk kruusateid või teistpidi siis 50% asfaltkattega teid. Ja kui nüüd Maanteeamet mõõda või teeb oma investeeringute kava, siis ta teeb seda liiklussageduse järgi. Ja loomulikult, kui et nendel teedel, mis on kehvas seisukorras, ei saagi see liiklussagedus kunagi suureks minna. Et see on lihtsalt, et ongi, siin peab olema mingisugune muu regionaalpoliitiline meede, kuidas neid teed ka lõpus korda saaksid. Aga nad näevadki seda meetmena. Keskkonnaalane meede. Ene lõpetab. Mul on lõpetamiseks võib-olla isegi väga hea mõte, et kui siin kolleegid ütlesid, et nagu koostööd riigiga jääb puudu ja kus see olla võiks, siis mina olen tihti ennast tundnud oma riigi pärast ja oma kodanike ees süüdlasena teatud väljaütlemiste tõttu, mis tulevad siis ministritelt. Ja mina tahan öelda, et see oleks minul see üleskutse praegu, et ükskõik millises situatsioonis me ei oleks, kas on valimised tulemas, valimised minemas, et me oleksime lugupidavad, et ma ei taha kunagi öelda, et see riik, see ei andnud mulle ju raha. Aga samas ma olen kuulnud, minge omavalitsuste, neil on kõik see, me andsime 30 miljonit, ei andnud. Järgmisel päeval olid inimesed ukse taga ja meie sotsiaaltöötaja oli väga hädas nende väljaütlemiste selgitamisega, et kus me selle raha kulutasime. Kohalik omavalitsus on kohaliku elu aluste alade korraldaja ja tegevuste ja kaasaja ja elluviija, aga mitte ei ole see, kes teenuse nagu valmis küpsetab, et te tulge ja võtke see söök ja me oleme ikkagi kohati ka situatsioonis, kus me peame neid lapsi ise lausa ukse alt kooli viima, et neile haridus anda ja tagada see miinimum. Et mina tahan küll, et ma saaksin oma riiki lugupidavalt suhtuda, aga ma ootan ka riigi suhtumist omavalitsustesse lugupidamisega. Ja üks väike meede mul on ka, mis puudutab siiski raha, et inimesed ju räägivad, et õnn ei ole rahas, vaid selle koguses ja see tõepoolest niimoodi on. Kui meil on siin vähem rahvast, me pingutame inimeste nimel, meil on teedevõrgustik, mis ei kutsu siia sõitma, siis kuidas me peaksime saama siia selle turisti? Ja siis see 1/3 Eestit, kes teenib põhja pool, sest neil on parem konkurentsieelis, minu hinnangul peaks maksma natuke peale, et kasutada pärast siin seda puhast loodusressurssi, mida meie oleme hoidnud, need, kes me siia jäänud oleme. Ja selleks millalgi olid näiteks haridusraha ja pearaha
raha oli koefitsiendiga. Samuti võiksime me praegu võtta kilomeetrite kauguse Tallinnast ja valla sellesse üldrahastusmudelisse kirjutada sisse teatud koefitsiendi. Ma olen seda rääkinud, aga keegi ei ole tahtnud kuulda. Aitäh, Enel! Maido paneb päris punkti. Päris punkt, et kui punkti peab panema, siis ma arvan, küsimus on usaldus. Küsimus on tegelikult selles samas pooles, et kas tsentraliseerida või detsentraliseerida. Ma arvan, see alge täna peale haldusreformi ametnikele, et KOV-id nüüd vähemalt millegagi saavad hakkama, see on olemas. Ei noh, sina said hakkama. Ärme vaidle oma vahel, pärast vaidleme. Pärast vaidleme. Et tegelikult on ju küsimus selles samas pooles, et kui me oleme rääkinud nagu poliitikates personaalsest riigist inimese mõttes, siis ma arvan, et siit tuleb tegelikult ka välja, et selline personaalne lähenemine Eesti mõttes üle Eestis, et Kagu on kindlasti üks eripärane, aga noh, igal piirkonnal oma eripära, aga just see küsimus, et täna ma arvan, see võimalus ja võimekus ja suund võiks ja peaks olema, et me personaalselt siis piirkondadele saame läheneda, et see, ma arvan, võiks olla see võluvõti, et usaldus, personaalne lähenemine ja siis hea koostöö. Aitäh, Anti, Enel, Maido ja Margus. Suur tänu teile selle jutuajamise eest!